siis ta mainis mulle seda, et mina arvan, et ma tean, kuidas sa kavatsed reedel oma ülesandega hakkama saada. Oli eilne päev ja süldi ma olin keetnud kolmapäeval, veetnud 7 pagana tundi järjest seda sülti keetes ja vaaritades ja tema ütles, et sa lähed raudselt poodi, ostad sealt mingisugust valmis tehtud Rakvere sülti, paned selle potti ja sulatad üles ja siis paned oma vormidesse ümber ja vot siis oli nagu see käsi otsa ette moment, kuidas ma selle peale ei tulnud, see oleks olnud nii palju lihtsam. No aga näed, nüüd on sul jälle üks väärtuslik oskus juures. Jah, mul on väga kõva respekt tõusnud oma vanaema kulinaarsete võimete vastu, et see ei ole üldse mingisugune lihtne värk. Aga kindel on see, et see, no see tõesti näeb süldi moodi välja, eks ole. Olgugi, et see liha vist mulle tundub, et on natuke liiga palju. Aga ongi hea. Pole näha, et sa oled helde inimene, et sa ei koonerda. Aga me ei tea, mismoodi see maitseb ja me ei tea, kas... Ma ei tea, ma võin ausalt öeldes täiesti siin otse-eetris kohe esimese selle proovi ära teha. Ma arvan, et meil telefon heliseb praegu, kas ma arvan, et mingisugune toidu või mingi veterinaaramet helistab, et võtame selle kõne vastu, mängime ära Hurts Hello Wonderful Life ja... Nii, ma panen juba sinepi siia. Kurat, kõht on nii tühi, ma eile päev